Nüüd me peame tõesti minema kiiresti edasi Merle ettekandega, kes räägib juriidilisest abist, mida jah, nüüd sel aastal päris kindel ei olegi, mis siis tegelikkuses toimub, sest kui me kuulasime eelmise aasta lõpus meedias avaldatud seisukohti ja minister Jevgeni Ossinovski enda väljaütlemisi, kes ütles, et seni on abistatud liiga palju. Kui me vaatame Istanbuli konventsiooni, siis nagu me oleme teinud kõike seda, mida Istanbuli konventsioon nagu ette näeb ja mida näeb ka ette teenuse kirjeldus. Ja juriidiline abi peaks kindlasti sisaldama ka kohtus esindamist, aga sellest kõigest räägib juba Merle, aga mida ma alustasin, et sel aastal ei olegi kindel, et kuidas siis selle kohtus esindamisega on, et kas üldse ka nendes piirkondades, kus selleks raha piisavalt on, kas seda tohib teha, ühesõnaga ilmselt on segadused praegu jätkuvad, aga Merle, palun. Aga ju riigikulud saab alati ju tasuta õigusabi. Jah, võib-olla Merle räägib sellest riigi õigusabist ka. Nii, tere minu poolt, kas on ilusti kuulda? ETH tegi tutvustused, ma olen siis ka varjupaiga jurist olnud, ma eelmisel aastal aitasin siis 5 Eesti piirkonnas ja täna EHA palus mul teha siis kokkuvõtte, siis, mis puudutab siis 10 organisatsiooni, 13 maakonda, 4 juristi, kes me töötasime. Ma võin öelda oma praktikast, me oleme 4 juristi samamoodi pidanud omavahel pidevalt helistama, kogemusi jagama, nõu küsima, sest et muud moodi sellel maastikul Eestis tööd teha ei saa. Ja minu need piirkonnad olid, mis mina ise aitasin, oli Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, siis oli Valga ja ka Võru piirkond. Nii et need olid need kohad, kus mina pidin siis kohale sõitma ja aitama. Ma katsun siis lühidalt, mul on pool tundi aega, et rääkida, mida me oleme teinud ja võimalikult lihtsalt teile siis selgitada, et millist siis juriidilist abi need naised on saanud siis nüüd selles 13 Eesti maakonnas kõik. Et kõige lihtsamalt on see, kui naine tuleb, tal on selgitatud tema õigusi kohustusi, mida me nägime, oli see, et naised tegelikult, nad ei tea, millist on nende üldse õiguse või kohustus või nad usuvad valet, et mees on neile kodus rääkinud, et nii kui sa lahutad minust, siis ma võtan sult lapsed ära, kuna mul on suurem sissetulek, sa oled väikse lapsega kodus, emadele lapsi ei jäeta ja nii edasi ja nad usuvad valet. Et esimene see on, et selgitada naisele tema õigusi, kohustusi ja siis kohtueelses menetlus naisi esindada. Mis tähendab kohtueelne menetlus ongi see, et me saame paljude asjadega võib-olla kokkuleppele nii, et me ei peagi minema kohtusse. Kas me aitame lepingut valmis teha või põhjad valmis teha, saaks notari juurde minna, notari juures saab sõlmida elatise kokkuleppeid, notari juures saab vara jagada, notari juures saab abielu lahutada või me ka teeme valmis dokumente ja nad saavad lastekaitsetöötajate juures teha siis lastega suhtluskorra kokkuleppeid. Nii et kohtame dokumente, siis esindame naisi ka uurimisasutust, lähme naistega koos, teeme nendega koos avaldusi kohtutäiturite juures esindame ja siis esindame naisi kohtus. Et kõik need 4 juristi, need 13 maakonda, kõik need juristid on käinud kogu aeg istungitel. See tähendab seda, et see jurist võtab volituse ja suhtleb kohtuga ise, nagu advokaadid suhtlevad, kõik teevad ise ära, et see naine ei pea hakkama kirjutama mingeid avaldusi, võtma vastu mingid kohtudokumente, kohtule vastama ja nii edasi. Kogu selle töö on kõik varjupaiga juristid ära teinud. Et tegelikult on olnud väga suur abi naistele kättesaadav. Nii, see on olnud nii tsiviilmenetluses kui ka kriminaalmenetluses. Samuti on need kõik juristid kogunud naise nimel ka tõendid, see tähendab seda, et paljudesse asutustes on vaja teha järelpäringuid. Praktika on olnud selline, et kui on tsiviilasi vaidlevad lapse suhtes, siis on vaja teada, kas on enne mingi kriminaalasi, kas naine on teinud politseisse väljakutseid, siis me teeme politseisse järelpäringuid, siis teevad juristid järelpäringuid koolidesse, lasteaedadesse, et saada informatsiooni, et lasteaed annavad välja juristile informatsiooni, mitu päeva on laps käinud lasteaias, kes on laps käinud ära viimas, kas keegi on mingit informatsiooni ütelnud kasvatajale, õpetajale ja nii edasi, et kõik see on juristide töö olnud. Naise nimel on esitatud avaldusi, kuriteoteateid, mitmel juhul on ikkagi olnud praktika, kus politsei nõuab ikkagi veel avaldusi kahjuks, eks ju, ma tean, et prokuröri teema, mis me oleme teinud, kirjutame ise, meie selle varjupaika jurist teavitan kuriteost, mis on mulle teatavaks saanud, kui naine tuleb nõustamisele ja seda on paljud juristid siis ise teinud ja aidanud naist selliste avalduste esitamistele, siis suhtleme uurijatega, prokuratuuriga, ümarlauad, juhtumipõhised siis juristid on olnud kannatanu ülekuulamisel, kui naine on kannatanu naisega kaasas, on aitanud kaebusi koostada.
on esindanud naist siis kriminaalmenetlus, kui naine ongi kannatanu. Ma arvan, kõige ekstreemsemad juhtumid olid meil need abielusisesed vägistamised, kus siis oma mees on siis naist vägistanud väga ekstreemsetel viisidel, need naised ei taha üksinda sinna istungile minna, need on enamus üldmenetlus, väga rasked istungid, siis meie juristid on olnud naistega kaasas nendel istungitel kõik. Ja ka edasi kaebamine siis ringkonnakohtusse, seda on kõik meie juristid teinud. Mis on, nüüd me rääkisime enne kriminaalasja poole pealt, et kui me räägime töös, me räägime kriminaalasjad ja tsiviilasja, me jaotame need alati 2. Ja mis on need tulemused olnud kriminaalasjade poole peal? Naine on muidugi rohkem teadlik sellest, mis toimub menetlust, on oma õigustest teadlik, uued menetlus on alustatud, kui me oleme kuriteoteateid esitanud politseisse nii-öelda selles suhtes nende kuriteoteadete ja avalduste see arv on kasvanud, siis me oleme tõesti väga palju naisi suunanud, et politseid teavitada, mehed ja need vägivallatsed on süüdi mõistetud ja see, millest siis süüdi mõistetud on olnud, et kas on ähvardamine, naise ja laste kehaline väärkohtlemine, tähendab naiste peksmine, laste peksmine, kägistamine, ninaluumurrud, mis meil seal kõik on, juuksed peast ära kisutud ja nii edasi, vägistamine, seal on olnud ka alaealiste laste vägistamine, seksuaalne väärkohtlemine ja lähenemiskeelu rikkumise kriminaalmenetluse ajal. Et see on nüüd kriminaalmenetluses. Nii ja murekohad, mis me oleme näinud, on see, et tegelikult väga palju puutuvad naised kokku ahistava jälitamisega, mille kohta meil paragrahv ei ole, ma ei mäleta, mis päeval see on, millal see meil nüüd jõustub lõpuks, tuleb järgmine aasta, eks ju. Nii et see aasta peavad need vägivalla ohvrid veel ära kannatama, paragrahv ei ole, mille alusel neid aidata. Aga seda ahistavat jälitamist on ikkagi väga palju meil Eestis. Ja siis on ka probleemid eraviisilise jälitamisega, et kuna seda praktikat on ka politseil vähe, et neid juhtumeid, et kui naist tõesti jälitatakse, pannakse mobiiltelefon, kelle kõnekaarid pannakse see interneti kaudu see blingi jälitamissüsteem peale, jälgitakse täpselt, kus piirkonnas, kus linnas, kus majas see naine on. Et seda meil on väga palju juhtunud, et kui naised tulevad ka varjupaika nõustunud, me peame vaatama telefonid neil üle, aitama neil takud välja võtta, et seda jälitamist ei ole kontrolli mitte, näiteks ega pole pandud peale ja sellega seonduvad siis probleemid. Mis on probleemid, on ka need lähenemiskeelu rikkumised olnud. Ja see, et siis naiselt küsitakse ikkagi avaldusi, et kas ikka tahad kindlasti avaldust teha ja nii edasi. Ja siis naiste vähene õigusteadlikkus, nad ei tea oma õigustest ja väga paljud naised, kes tulevad, kui me küsime, kui ta räägib, et mees on ta rünnanud, on löönud, tõuganud või on lapsel käsi väänanud niimoodi, et laps ei saa 2 päeva kooli minna, käed on paistes, kui küsime, kas sa politseisse pöördud, ma ei saanud ju pöörduda, mees võttis telefoni ka ära, ma küsin ka nädal aega hiljem, paar päeva hiljem. Ei, ma ei julgenud. Kas koolis õpetajale rääkis laps? Ei julgenud rääkida. Et need on need probleemid, mis me näeme, et vähene politseisse pöördumine. Nii. Aga nüüd räägime tsiviilastest. See on see põhiline töö, mida me tegelikult teinud oleme, et see kriminaalaste pool on väga vähene osa tegelikult meie tööst, et see on võib-olla isegi alla 10% või 10%. Et enamus on tsiviilasja probleemid ja ma tõin täna teile välja lihtsalt erinevate teemade valdkonda kaupa, kuidas me siis oleme naisi aidanud. Et kõige lihtsam on, eks see lahutus, et me arvame, et nii kerge on lahutust saada. Ei ole kerge lahutust saada. Et me aitame naiste enda lahutuste avalduse koostamisel. Mis me seal näeme, ongi see, eks ju, et need asjad tegelikult venivad, et naised tahavad saada ruttu lahutust. Ruttu mingi tahavad, et 2-3 kuuga oleks lahutatud, võivad võtta need asjad aega pool aastat, aasta, kuni saab ühele dokumendid kätte toimetatud, millal see mees ükskord istungile tuleb, ilma, et mees oleks vastanud, ei saa seda asja ka lahendada, tagaselli otsust seal teha ei saa, et see venib ja venib ja venib ja probleemiks on ka see vahest, kui suunatakse ikkagi lepitusse, kui mees ütleb, ma tahan ikkagi ära leppida, ma tahan veel uut võimalust saada, et siis antakse veel aega, kohus võib anda kuni 6 kuud ja see asi jälle venib. Siis oleme aitanud hästi palju elatise asjadega, et pärast viimane slaid me toome välja ka need arvud, kui palju me mingeid avaldusi oleme siis teinud, siis te näete, mis tegelik töömaht siis on olnud. Et me aitame elatise avalduse koostada, see on siis nendele nii alaealistele lastele kui isegi need lapsed, kes on juba 18 täis ja siis õpivad koolis edasi, eks ju. Probleemid on päris tihti tagasiulatava elatise nõudmisega ja kõik selle tõendamisega, et seadus ütleb, et kuni 1 aasta võib nõuda ja päris raske on vahest saada tagasiulatavat elatist, et kui naine on ise mingi sõnumi kas või mehele saatnud, mul ei olegi sinu raha vaja, eks ju, ja nii edasi, et see tõendamiskoormus on päris raske ja kui naisel endal puudub igasugune praktika ja kui ta oma käitumist ei ole varem ka kontrollinud, siis on väga raske seal positiivseid tulemusi saada. Kõik aitame selles suhtes, et ja mis me näeme on ka see, et isegi miinimum suuruses elatise nõude puhul vaieldakse kohtus kaua, et tihti naine tahab ruttu raha saada, elatise avaldus kohtusse, mul on juba järgmine nädal raha vaja, et lapsele süüa osta. Need asjad ei lähe nii ruttu, et ikkagi vähemalt poole aastaga me vaatame, et peab arvestama elatise vaidlustega ja kui on veel isabuse tuvastamine juurde, võib minna aasta aega kohtus, enne kui vastused tulevad.
ja siis kaevatakse edasi, kui pole naine ise selle kohtulahendiga rahul, kaebab naine edasi, siis me aitame neid kaebusi teha või siis kaebab mees edasi. See tähendab seda, et kui on juba kohtus oldud pool aastat, siis me läheme edasi veel ringkonnakohtusse, võib-olla teine pool veel kaebab ja see venib ja venib ja venib, eks, ja see on suhteliselt raske ja siiamaani on kõik selle töö siis teinud varjupaikade juristid ära. Aga lõpplahendina meie oleme saanud kõik ikkagi need elatise lahendid positiivsed või siis me oleme saanud kompromissi see sõlmida enne, et see on siis vastaspoolega siis advokaadiga koostöö või siis kohtuistungil oleme saanud need positiivsed lahendid. Oleme aidanud isaduse tuvastamisega. Siin on just suur surve tegelikult naistel peal kohaliku omavalitsuse poolt, kuna kohalikud omavalitsused on need, kes maksavad toimetulekutoetusi, sotsiaaltoetusi ja nad survestavad, et naised peaksid isaduse tuvastamist tegema ja need naised on sattunud meie juurde, nii et see on see ka, mida me oleme aidanud siis teha. Samamoodi menetlused venivad, enne kui saab DNA-testid tehtud, suunatakse korduvalt kompromissidele, me ei saa sealt tulemusi ja mis on probleem, on see, et nii kaua, kuni ei ole tehtud seal isakannet tehtud, sünnitunnistusel muudetud, ei saa naine isegi minna elatisabi küsima, sest isakannet ja sünnitunnistusel ei ole, riigi poolt ka mingit rahalist toetust ei tule, et see naine on ka majanduslikult väga raskes olukorras. Et see ja sellega tulevad igasugused naljakad muud juhtumid, et viimases praktikas, kui kohtumenetlus oli pooleli, siis mees oli naisele ütelnud enne, et tema elu sees lapsi ei saa, aga näed, laps on ikkagi sündis, DNA-test näitas ära, et see on ikka tema laps ja esimesel kohtuistungil mees oli oma uue naisega, eks ju, et tema ei saa toetada oma päris last, temal on uus naine kolme lapsega, keda tema peab toetama, et need ei ole ju sinu enda lapsed. Selle mees pani kõrva taha, järgmisel istungil esitas ta tõendi, et tema on selle 3 lapse nüüd, tema uue elukaase lapsed, tema on nende isa nüüd, kõigi sünnitunnistusel tema isa kandes märgitud isana. Fantaasia missugune. Aga see on see reaalsus, millega naised kokku puutuvad, eks ju. Siiamaani kohus pole lahendit teinud. Avaldus läks kohtusse juuni 2016. Me ei tea, kuidas asi lõpeb. Nii et see on see, mis tööd me oleme teinud. Nii, ja siis on need kõige emotsioone rohkem tekitavad asjad, on laste siis hooldusõigus ja suhtluskord. Ma panin siin nad kokku, sest vahest vaidleme ainult hooldusõigus, vahest vaidleme ainult suhtluskord, vahest vaidleme ühes asjas nii hooldusõigus kui suhtluskord, aga ma tõin teile nad kokku kõik. Siin me oleme aidanud teha siis naistel kõik need avaldusega kõik koos need tõendid koguda. Et kuna meie näeme, et see on tegelikult väga keeruline protsess, vastupidiselt näiteks mõnest teisest ametnikust, kes ütlevad, sellist avaldus võiks juba kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad teha, et need on nii kerged. Siis mina juristina ütlen, et see ei ole kerge avaldus, sest see eeldab kogu selle inimese elu läbi, ma pean teadma kogu seda infot, alates lapse sünnist kuni sel hetkel, kui vana praegu laps on, kes on kasvatanud ja nii edasi. Nii et kõik see tõendite kogumine, kohtuminemist, kohtus esindamine, kõik see on olnud juristide töö. Ja see raskeks teeb selle, et see naistel on nii suur hirm oma lastest ilma jääda. Meil on palju puudega lapsi, rehabilitatsiooniplaanid peale pandud, suure lapselised pered, 6 last, 3 nendest puudega, eks ju, siis me vaidleme, kellel need puudega lapsed jäävad ja siis tahab isa võtta ainult tervet last ja ema kasvatada seda puudega last, eks ju. Ja sellised vaidlused ja see hirm lastest ilma jääda teeb sellest naisest väga haavatava naise, eks ju. Kui te kujutate ette, kui ta isegi variseb nagu haavaleht, eks ju, kas ma jään oma lastest ilma, et ta peaks istuma nüüd, eks ju, kuskil kohtuistungil, kus tas vastaspoolel on pilvebüroo väga tark ja andekas advokaat, eks ju. Et see on see reaalsus siis. Ja mida meie juristid kõik on teinud on ka, et teha siis esialgse õiguskaitse avaldusi, need on hoopis teistsugused avaldused, et selleks nii kauaks, kuni me kohtus vaidleme mõne lapse, Tallinna juhtum 2 aastat vaidlesime, kumma juurde siis lapsed elama jäävad ja kumb siis otsustab selle üle, kus lapsed koolis käivad. 2 aastat vaidlesime, aga mis see 2 aastat toimub? Selle 2 aasta jaoks, et siis nii kaua, kui kohtus vanemad vaidlevad, ongi vaja määrata kohtumenetlusajaks, kus lapsed koolis käivad, kuidas suheldakse teise vanemaga, kus laste siis elukoht või viibimiskoht on ja selle avalduse teevad ka siis tavaliselt kõik need varjupaiga juristid ja see peab olema eriti nagu juriidiliselt hästi koostatud, et seda ka rahuldatakse ja meie praktikas vist on enamus neid avaldusi rahuldatud ka. Nii, enamus meie avaldusi rahuldati, et kohus on nagu ikkagi meie poolt olnud. Ja mis me oleme teinud uue praktika, mis on nagu esmakordset ja mis ka kohtutes enne pole olnud, aga see on 2016. aasta praktika, on see, et meie juristid on teinud koostööd siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatega ja kui me teeme menetluse ajaks siis, et kuidas praegu nii kaua, kui vanemad vaidlevad, kuidas see asi peaks praegu olema, sellele samale avalduse kirjutab alla siis naise esindajana jurist ja kirjutab alla siis kas vallavanem või linnavanem, et kohaliku omavalitsuse poolt, et asja menetlemist kohtus kiirendada. Et see on väga hea selline praktika ja see on täiesti lubatud.
ja ka edasikaebamise ringkonnakohtusse on olnud selliseid asju, et me kirjutame alla ühel avaldusel juba nii lapse advokaat, jurist kui kohalik omavalitsus, et näitab, see on nagu palju mõjuvam, kui läheb niimoodi. Nii, et meie praktika on see, et kõik avaldused on rahuldatud täiesti või osaliselt. See tähendab, kui mul täiesti tähendab seda, et kui ma küsin punkt 1, 2, 3, ma küsin seda, osaliselt tähendab seda, ma saan punkt 1, punkt 2, aga kolmandast ma võib-olla ise loobun või siis kohus seda ei rahulda, eks ju. Või me lõpetame kompromissiga ja osad lõpetame kompromissiga ka ringkonnakohtus, et meil on päris palju asju läinud ringkonnakohtusse ja me oleme seal saanud kas siis positiivse lahendi meie jaoks või siis lõpetanud kompromissiga. Et ja nagu ma ütlesin, me oleme loonud uue praktika, võrgustiku koostöö, infovahetus, ümarlauad, ühtsed meililistikust, nii prokurör kui politsei, kui lastekaitsetöötaja, kui jurist annavad infot sellest, kuidas praegu selle naise abistamine läheb. Kõik teavad, kas ta on praegusel hetkel, ta on praegu seal varjupaigas, siis politsei seal maja juures ei patrulli nii palju, kuidas kohtus läheb lapsevaidlused, kõik teavad sellest. Ja kõik see praktika, mis puudutas ühtseid avaldusi. Parimad lahendid ongi see, kui see ema, kes siis on olnud ka siis lastega varjupaigas või pöördunud varjupaiga juurde abi saamiseks, ta on saanud täieliku ainuhooldusõiguse, mis tähendab siis põhimõtteliselt vanasti nagu vanemlike õigust täielik äravõtmine on täielik ainuhooldusõigus või siis hooldusõiguse lapse viibimiskoha, hariduse, tervise osas, et sealt jääb välja põhimõtteliselt ainult varahooldus või siis ütleme nimevahetus. Aga need emad saavad oma eluga rahulikult edasi minna ja otsustada lapsega seotud siis väga olulisi küsimusi ja viibimiskoht tähendab ju ka elukoha valikut väljaspool Eestit juba, eks. Ja ma arvan, et meie parimaks selliseks ka võiduks meie juristina olnud see, et kui peatati vägivaldse isa ja lapse suhtlemine nii kauaks, kui isa pole tõestanud, suudab rahulikult käituda ja ei kahjusta oma käitumisega last. Et üldjuhul öeldakse, et see vägivaldne isa peab saama lapsega suhelda, kas on siis 2 korda kuus või 3 korda kuus, aga meie praktikas see asi jõudis ringkonnakohtuni, mees kaebas edasi ka Riigikohtusse, Riigikohus ei võtnud asja menetlusse, kus väike lapse puhul vaieldi ja laps oli siis natuke üle aasta ja me taotlesime, et oleks nii kaua, kuni laps saab 3, see isa ei tohi mitte kuskile lapsele läheneda ja kohus rahuldas selle ja lapse 3 aastaks saamiseni ta ei tohi lapsele ligi tulla ja pärast seda ta peab oma tõestama kõigile, nii lastekaitsele kui ema kõigile, et ta on oma käitumisega tööd teinud, ta suudab viisakalt käituda, et ta ei lähe kallale ei emale ega lapsele, ei ähvarda ja siis vaatame, kas ta üldse kunagi saab selle lapsega suhelda. Et see on nüüd esimene praktika, mis meil on tulnud positiivne lahend. Nii, aga räägime probleemidest natukene. Need probleemid on see, kui suunatakse perelepitusse just, kui me räägime laste hooldusõiguse vaidlustest ja siis saadetakse perelepitusse, mis kestab 4-6 kuud. See tähendab, mõni kohtunik peatab selle menetluse selleks ajaks nii kaua, kuni on lepituses käidud. Lepitajate kompetents on väga erinev üle Eesti. Üks kohtumaja saadab ühe lepitaja juurde, teine kohtumaja saadab teise lepitaja juurde. Mõni lepitaja, inimesed käivad seal 6 kuud ära, iga kuu käib naine, iga kuu käib mees, siis käib laps ja siis tuleb sellelt lepitajalt üks A4 paber, pool lehekülge kohtule kirjutatud, milles me mitte midagi aru ei saa, mis siis see tulemus on, eks ju. See on, mina ütleks, on 6 kuud raisatud aega ja kõikide poolte kahjustamist. Samas on ka väga positiivsed lahendid, kus on sellised kompetentsed lepitajad, kes siis saavad aru sellest vägivallast ja oskavad sellega tegeleda. Kohtunikud ise soovitavad pidevalt mingi lepituse, soovitavad erinevaid mingeid projekte ja programme, kuna see info läheb ka kohtunikele ja just selle nädala suhtlesin selle ühe uus programm, mis tuli Dialoog laste nimel, nendega suhtlesin ja nad kinnitasid mulle ise ametlikult, et kui on ikkagi peres vägivald või sõltuvus, siis nemad nende probleemidega ei tegele, et see oli nende poolt ametlik kinnitustunnud, et aga suunatakse igale poole. Ja mis me näeme, probleem on ka see, eks ju, et mõned kohtunikud arvestavad seda, et peres on enne vägivald olnud, see, et see emal on ninaluu katki või emal on pool pead juustest tühjaks tõmmatud, eks ju. Ja mõnes peres ta üldse ei arvestada. Kõige võib-olla meie ekstreemsem näide oligi sellest aastast, kui me oli pere, kus isa oli siis vanemat kasutütart seksuaalselt kuritarvitanud ja vägistanud viimased 7 aastat. Ta sai reaalse vangistuse, ta istub praegu ka veel kinni. Ja siis me vaidlesime pere siis nii-öelda noorema lapsest, see oligi 2 last, see vanem tütar oli seal kasutütar, see ei olnud siis tema laps ja siis oli noorem poiss, eks ju. Ja me vaidlesime siis selle noorema poisi siis hooldusõiguse küsimuse üle ja seal kohtunik ütles meile otse, et see, et ta seda vanemat last on 7 aastat kuritarvitanud, see ei puutu üldse asjasse. Et seda, et ta on olnud ja ema suhtes ka vägivaldne olnud, et seda me üldse ei arvesta ja lubas hakata kohtuistungil trahvima nii ema kui mind, kui selle eest, kui näiteks me ütleme selle sõna välja, et mees on olnud vanema tütre vägistaja.
et see oli meie praktika sellest aastast, et noh, see ongi see kohtunike lähenemine on äärmusest äärmuses ja on kohtunik, kes ütleb, et kui on juba tegemist vägivallaga, see on väga tõsine süüdistus ja me peame seda arvestama, et see on, praktika on väga erinev. Ja mis me näeme ka seda, et nii kaua, kui need kohtuasjad kestavad, nii kaua manipuleeritakse lastega. Just see vägivaldne pool on väga hea manipuleerija ja tihti on selle vägivaldse poole käes ka rohkem raha. Ostetakse laste kord ATV-sik, kord välismaa sõite, kord arvuteid ja nii edasi, eks ju. Probleemid on veel see, et ka laste esindajatel advokaatidel on erinev praktika, erinev lähenemine. Et selgitan seda, kui lastega on kohtuvaidlus, siis alati määratakse, seadus ütleb, et tuleb määrata lapsele riigi poolt advokaat. Ja see advokaat, need on erinevad, on mehed, on naised, on noored, on vanemad, on väga kompetentsed, on vähem kompetentsemad, on advokaate, kes kordagi selle lapsega ise ei räägi, ei peagi vajalikuks üldse lapsega rääkida, ei käi kodus vaatamas, kus see laps elab, ei käi ema juures, ei käi isa juures ja on advokaate, kes suhtlevad nii kooli kui lasteaiaga, käivad kodus. Noh, ma ütlen, minu ekstreemsim juhtum praktikast oli see, kus advokaat helistas õhtu 10:30, et ma olen nüüd teel Tallinnast Tartusse, ma tuleks nüüd lapsega rääkima, laps oli 6-aastane. Laps magab selle aja peale. Et see praktika ongi erinev, aga selle aastaga positiivne praktika on olnud ka see, kui lapse advokaat on ise kohtus ütelnud ja taotlenud vägivaldsele isale lapse suhtes lähenemiskeeldu. Et noh, nagu ma ütlesin, on väga häid praktikaid ja väga halbu praktikaid, et see sõltubki inimese ettevalmistust, teadmisest, kompetentsist, kui palju tal on selle vägivalla, perevägivalla suhte või naiste vägivalla suhtes just seda nii-öelda baasteadmist või teadmist üldse. Ja erinev praktika on ka laste ära kuulamine kohtuniku poolt, et mõnele lapsele on väga traumeeriv, kui ta peab minema kohtuma ja rääkima, kas ta on näinud isa, ema peksmas, kas ta ei ole näinud, mida ta sellest arvab, kelle juures ta peab elama ja nii edasi, ja mõned lapsed on ehmatanud, kui järsku tuleb koolimaja, kohtunik tahab nendega rääkida, et see praktika on erinev, kuna kuskil pole ette kirjutatud, kuidas peab seda last üle kuulama. Probleemid on ka see, viimase aja probleemid on see, et mis me oleme näinud, et kohalikud omavalitsused on esitanud avaldusi laste perekonnast eraldamist. Need lapsed, kes siis on vägivaldses peres, kus siis me näeme, et seal on tõesti vanemate vahel konfliktid, on kas siis vaimne vägivald, majanduslik või on füüsiline vägivald olnud, et on tulnud kohalikud omavalitsus sellega välja, et need lapsed peaksid olema siis nii kaua lastekodus, kui vanemad vaidlevad. Ühel juhtumil isa oli vägivaldne, ema oli hästi nagu emotsionaalselt väga raskes seisus ja kohalik omavalitsus arvas, et ema on sõna otseses mõttes hull, tegi taotluse, et lapsed siis nii kauaks, kuni kohus teeb tuleb mingi otsus, et lapsed peavad elama isa juures. Viisid seesama juhtum oligi, et käidi politseiga ja lastekaitsetöötaja juures, siis lastekaitsetöötajaga käidi siis emalt need lapsi ära viimast 2 tüdrukut, laste ja lapsed veel mõlemad. Ja siis kohalik omavalitsus arvaski, et ema on hull, et on selline närvipundar. Tehti siis emale ekspertiis, mis te arvate? Täiesti terve inimene. Lapsed elasid 2 kuud siis isa juures, nii kaua kui ema selle ekspertiisi tulemused olid täiesti terve inimene. Tegemist oli vägivaldse perega, ei saadud aru, et vägivaldses peres, kui see naine on olnud selle vägivalla ohver, ta ongi traumeeritud, ta käitubki teistmoodi. Et see oli meie üks väga kurb praktika ja see naine ei oleks saanud seal võidelda nende kohalike omavalitsustega, kohtutega, kui tal ei oleks olnud varjupaiga poolt juriidilist abi. Ja mis me oleme näinud ka eestkoste probleemid, kuna on ka mitmeid naisi, kes on ise puudega, kellel on eestkoste määratud, mõnel on vaimne puue, mõnel on füüsiline puue, et kes on ratastoolis või on pimedad, et neil on eestkoste ja kus eestkostja on kuritarvitanud oma õigusi. Ja need on naised vägivalla ohvrid. Nii, et samamoodi oleme aidanud naisi varaliste suhetes, esindanud kohtus, kui on vaja siis ühisomandit lõpetada, kui nad on abikaasad olnud, neil on abielu jooksul ühine vara tekkinud, kui on kaasomandit, kui nad ei ole abielus olnud ja neil on ostetud ühiselt korterid, varad, seltsingulepingu alusel ja nii edasi, et see kõik on olnud naiste abistamine. Mis me veel oleme teinud, mida erinevad juristid on teinud? Kohtuotsuste tunnustamine teistes riikides, lapseröövide juhtumid oleme nendega tegelenud, pärandvara pankrotid, eraisiku pankrotid minu meelest ka on olnud, pärandvara pankrotid just siis, kui see naine laps pärivad, see vägivaldne mees sureb järsku ära ja pärivad selle vägivaldse mehe siis kõik võlad. Ja siis lepitusmenetlus uuesti kohtus, kui hooldusõiguse küsimus või suhtluskorra küsimuses, kui seda määrust ei täideta, tekivad probleemid, siis läheb üks pool kohtusse ja siis on lepitusmenetlus. Et ka selles oleme naisi aidanud. Täitemenetlus, kohtutäituritega suhtlemine, avalduste esitamine ja siis ka veel kohtus, maakohtutes vaidlused seoses sellega, kui on täitemenetlus mingid probleemid tekkinud. Numbrites meie töö. Et kõige rohkem oleme aidanud siis naisi laste hooldusõiguse suhtluskorra asjas, nagu näete, 74 asja.
see on 74 tsiviilasja, milles on number antud. Elatis 56 asja, lahutus 29 asja kohtus, varade jagamine 9, isaduse tuum 7, eks ju, lähenemiskeelud, pankrotimenetlus, valduse vabastamine, kinkelepingu taganemist, ma eelmine kord maininudki, Soomes kohtuotsus tunnustamine, lepitusmenetlus, täitmise lubamatuks tunnistamine. See on olnud nüüd see töö, nüüd te näete, see on see nii-öelda, me ütleme, probleemide kompott, millega naine tuleb varjupaika. Vot see on see nii-öelda, mida peavad siis kõik need juristid seal nii-öelda seda kompotti hakkama sööma, kuidas neid naisi aidata. Need on need valdkonnad ja see on väga lai valdkond, mida need kõik juristid peavad teadma siis. Nii, kriminaalastes on ainult 8 juhtumil ainult kannatanu esindajana ja võrrelge nüüd, kui palju on olnud tsiviilasju. Siin kõiki kokku ei pannud, see on mingi 200 juures äkki vist isegi. Ja kriminaalastes 8 juhtumil ainult, pluss siis juhtumipõhised ümarlauad, kuriteaded esitamine, need ei ole veel kokku loetud, eks ju, kriminaalasjad on esindajana, see tähendab, kui on asi kohtus istungitel, aga kuriteaded, need me ei ole üldse kokku lugenud, kui palju neid oleme teinud. Ja mis ma panin juurde tunnistajatena, see on see, et kui politsei aktsepteerib varjupaiga töötajat kui tunnistajad, kes on näinud, ja küsitaksegi, millal naine tuli esimest korda varjupaika, esimene kõne, teine, mida ta rääkis ja siis käivad varjupaiga töötajad ja annavad ütlusi ja on tunnistajana juures, kui nad on näinud naist näiteks vahetult pärast seda vägivalla episoodi, kui naine on olnud sinine või pekstov või toodud, et nad saavad rääkida, mida nad on näinud, mida nad on kuulnud. Või kui isegi neid varjupaiga töötajaid on ähvardatud, kas see on meie praktika olnud. Ja numbrites 2006 4 avaldust on aasta jooksul sellest, mis siis pole rahuldatud ja naised on tagasi võtnud 2 avaldust. Et siis tegelikult võiks öelda, et see protsent, mis on meie 4 juristil olnud edu 13 maakonnas, see on väga suur olnud. Et võiks öelda, mina võiks öelda, et meie kolleegid kõik on väga head tööd teinud eelmisel aastal. Nii. Ja viimane see oligi, et jah, kokku neid naisi, kes siis abi said, oli 281 naist, 10 tugikeskuse kaudu, kokku siis üle 190 kohtuasja ja keskmine kulu ühe naise kohta 380 €. Et kui me nüüd jagame ära kõik need naised, kõik need juristile makstud tunnitasud, kogu see asi kokku, siis tegelikult ei ole Eesti riigile väga palju kalliks maksma läinud. Ja te näete neid tulemusi, mis siis kõik on tulnud. Nii, aga see on minu poolt kõik, ma arvan, ma olen ajagraafikus. Ma annan Ehale sõna uuesti üle. Ma siis elektroon.